videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin nagu me oleme ja täna tuleb natukene teistmoodi saade, sellepärast et saates ilmutab end rohkem kui üks inimene peale minu, kes ma laiuti ka siin väga palju ruumi ära võtan. Kõigepealt muidugi olge tänatud kõik, kes te olete toetanud, kes te toetate ja kes te hakkate toetama meie tegevust pühas sõjas, sest ei ole midagi parata. On üks lihtne asi. Ütlevad paljud, meedia valetab ja tihtipeale nad sellega räägivad ka tõtt. Aga siis korraga paisatakse meie ette nii röögatu vale, et mitte keegi ei julge enam öelda, meedia valetab. Enamgi veel, paljud hakkavad kõva häälega rääkima, kui õige see suur vale on, sest nad kardavad, et kui nad ei kiida, saavad nad laksu ära ja sellepärast on nad nagu nad on, aga minu daamid ja härrad, hakkame hiljukesi peale. Täna on saates meie vana tuttav Kert ja esimene küsimus võikski olla, et kuidas on lood tuugenite ja Terviseameti vaheliste pingetega. Kas on toimunud ka midagi uut? Tere kuulajad, vaatajad. Jah, tere härra Lepa. Jah, on toimunud uut. Täna kui saade eetrisse läheb, on ka avaldatakse siis ka Sopitootsi mõõtmistulemused. See on siis 3. juuni. Ja see on ka selline koht, kus siis peaks nagu justkui saama selguse. Aga milles nagu siis see häda seisneb selle Terviseametiga on see, et samal ajal, kui on tehtud neid mõõtmisi, on ka toimunud üks sihukene kohtuasi, kus on ka saadud esimene vastus siis Terviseametilt. Ja midagi teha ei ole, siis on mis puudutab tervist, Terviseamet ja tervis võiks nagu olla omavahel kuidagi seotud. Aga tuleb välja, et Terviseamet tunnistab täiesti avalikult ja et neil puudub võimekus läbi viia sellist nii-öelda järelevalvemenetlust, kus saaks teha kindlaks inimeste siis nii-öelda tervisekaebused, mis on siis nii-öelda leidnud aset nende tuugenete läheduses. Et sisuliselt tänasel hetkel on siis vastus meie ühele agile selline, et Terviseamet tõstab käed üles, et palub nagu selle kohtu nagu nõude nagu tühistada, et me ei saa sellist uuringut läbi viia, et kindlaks teha, miks inimestel on tuugenite ääres halb hakanud. Et see on nagu selline olukord, kus siis tekib küsimus, et okei, et kui Terviseamet ei ole seda võimeline tegema, et kes siis seda tegema peaks või et mis siis nagu saab. Ja selline on nagu sükene uudis on praegu. See on siis seis, et mängus on Terviseamet, mängus on keegi, kes on kannatanud, mängus on juura, mis annab võimalusi nii ja naa ja mängus on tundmatu nähtuse uurimine, mille jaoks ei ole lihtsalt riistasi. Küll aga võib-olla on eksperdid, kes on jälle, seda võiks nimetada 5. jõuks selles tegevuses. Jah, ütleme need eksperdid, kui me nüüd võtame siin see jutumärkides selle sõna, kui Eesti meedias võtavad sõna inimesed, kes peavad ennast ekspertideks ja kui nüüd kuulata, mida neil siis nagu täpselt öelda on, kas või neil selle mõõtmiste koha pealt, siis kohati tekib hirm. Et see, mida seal ekspert räägib, siin tekib loomulikult küsimus, et Kert, kus sa tead, et miks sa nüüd arvad, et sina nüüd tead paremini kui ekspert, kes on seal kaamera ees ja kellel on nüüd mikrofonid ees ja nüüd räägib asjast. Et nende ekspertide häda kipub olema see, et üldiselt nemad ei ela sellises keskkonnas.
nad räägivad teemast, millest neil tegelikult ei ole kunagi olnud, millega neil ei ole kunagi olnud kokkupuudet. Ja siin on väga palju sellist sõnavara, mida kasutatakse, ei tohiks olla, me usume, me arvame, on põhjust arvata. Sellised tingimused, sellised sõnad, mis ei loo kindlust selle eksperdi pädevusest teema kohta, mille kohta ta püüab siis eksperthinnangut nagu anda. Kui me räägime kohalikest, kui me võtame jällegi eksperdid, kes siis eks ole, on välismaalt, kes on tegelenud teemaga ikkagi aastakümneid ja siis tuleb näiteks ametnik ja ütleb, et see ekspert, tema töö tegelikult ei sobi, sest et tema pole piisavalt ekspert. Ehk et antakse inimeste poolt nii-öelda siis välismaalt tulnud eksperdi tööle nagu siis ütleme seda kvaliteedihinnangut, kuigi omal selline kogemus, ekspertiis puudub. Kui me räägime Eesti mõistes jällegi. Ehk et olukord on nüüd selline, et Terviseamet, kui tema viib läbi mõõtmisi, siis ta teeb sisuliselt mõõtmisi arendajale, arendaja tellib selle ja tema siis esitab need andmed selliselt nii nagu arendaja, kuidas siis öelda, ütleme, ta lepib arendajaga kokku, kuna arendaja on tellija ja siis tellija on see, kes maksab ja tellija siis ütleb, millised andmed siis võib näidata, võib mitte. Siin tekib ka tegelikult teine mõõde veel juurde, et aga mis siis saab juhul, kui nende mõõtmiste käigus selgub see, et tegelikult on ehk et siis arendaja poolt tellitud mõõtmiste käigus, mida viib läbi Terviseamet, tekib olukord, kus tegelikult on meil mõõtmised juba ette antud piiridest väljas, mis on meil täna siis nagu paika pandud. Et kas siis saab olla nii, et arendaja ütleb, et teate, neid andmeid me ei avalda, sest need ei sobi mulle. Sest tema maksab selle, arendaja ju maksab, kes tellib selle mõõtmise, siis see ju maksab selle eest. Ehk et siin tekib ka see olukord, et kas me saame üldsegi olla, kas Terviseamet on nüüd ikkagi see asutus, kellele saab raha makstes tellida nüüd mõõtmisi selle koha peal, võib-olla kui peaks Terviseamet astuma ka seaduse järgi, mis on ette nähtud järelevalve menetlejana nii-öelda sellesse ringi. Et ütlema, näiteks Saarde puhul, mis puudutab seda kohtulahendi või seda kohtuasja, siis seal ei ole läbi viidud sellist järelevalve menetlus sellisel kujul, nagu ta oli algselt kokku lepitud, mis siis pidi välja selgitama need tervisehädade põhjused. Selle koha pealt Terviseamet ei teinud midagi, inimesi ei küsitletud, ei testitud, mitte mingisugust sellist lähenemist ei olnud, mis oleks aidanud selgust luua, miks inimestel on tervis käest ära. Just pärast tuugenijaama käivitamist. Mitte ainult ühel inimesel, vaid seal on neid inimesi mitmeid, kes on sarnaste kaebustega siis välja tulnud. Siit tuleb muidugi välja järgmine punkt. Terviseamet ei ole mingisugune imeloom, et tal peaks olema kõikide fantaasialendude hetkeseisuga tarvis eksperdid. Näiteks kui inimese kehasse hakkavad tekkima imepisikesed augud ja keegi ei tea, miks nad tekivad ja inimesel midagi viga ka ei ole, aga valgus paistab läbi, kus kuradi kohast võtab Terviseamet selle jaoks eksperdi. Samas on teine näide, meil pole veel katkugi, aga vaktsiin on juba olemas. Just, täpselt. Ehk et kui nüüd võtta natukene mõned aastakesed tagasi, meile tuli hirmus teada, et meie maad vallutab meeletu katk. Selle nimi oli COVID, eks ole. Kusjuures näidati ka meeletut kogust laipasid, Hiina tänava ääred, laibakotte täis, mis neist edasi sai, ma ei tea, aga lihakehade massi hävitamise jutte pole olnud, samuti pole Hiina pakkunud müügiks mingisuguseid portatiivseid või mobiilseid inimkeha hävitamise seadega autosid, nii nagu meil on, loomsete jäätmete värk. Nii et see, mida me nägime oma silmaga muide, see nagu sinna jäigi, kusjuures kurjad
videokillud näitasid ka, kuidas kotist tuli inimene välja või pistis pea välja ja tegi suitsu. Need on nüüd teised klipid. Ütle, mis siin õige on. Jah, ega seesama klipp oli ka minul silme ees, kui sa just seda mainisid, härra Lepa. Aga mis puudutab seda katkuperioodi, siis leiti võimalus ja pandi kokku teadus, kuidas see oli see grupp inimesi siis, teadusnõukoda oli selle asja vist nimi, ametlik nimetus, et välja siis selgitada, et mida siis nagu teha ja kuidas peaks siis käituma, et olukorda kontrolli all hoida. Täna on olukord siis selline, kus pole vist omavalitsus, kus ei oleks neid tuugeni planeeringuid vähemal või rohkemal moel sees, aga on juba kuulda, kuidas on olemasolevatel, on inimestel tekkinud nii-öelda probleemid, et sellist hetkel mina isiklikus nagu suhtluses ka olnud Terviseametiga, siis ma ei näe nagu sellist huvi, et seda probleemi lahendada, et sellele probleemile kuidagi mingitki selgust luua. Ehk et sisuliselt on täna seis selline, et inimesed, kes te elate nende tuugenite ääres, te olete omadega üksi. Teil ei ole mitte kellegi poole pöörduda. Terviseamet ei saa teid aidata, sest Terviseamet viitab ilusti seadusandlusele. Need mõõtmistulemused ilmselt, mis ka nüüd Sopitootsis avaldatakse siin homme, täna siis, kui me saade eetris, need saavad väga suure tõenäosusega olema midagi sarnast, nagu on Saardes, et kõik on korras, probleeme ei ole ja pidu võib edasi minna. Ehk et ei näe täna seda soovi ametkondade poolt sellele probleemile lahendust leida. Ehk et sisuliselt teid inimesi on, kes te seal ääres elate, nende mõjualadest te olete omadega tegelikult üksi, teil ei ole ametlikult praktiliselt mitte kellegi poole pöörduda. Vaatame asja nüüd natukene kaugema jõiliga. Täna on meil üks tuugen ja ütleme 9 vaegustega inimest. Homme on 2 ja 18, 3 ja 27, tähendab, arv ju kasvab. Midagi ju peaks tegema, aga võt siin ongi see, et vaim võib ju valmis olla, aga liha on nõder. Ei ole neid riistasid, ei ole neid andmeid ja kes on enamalt jaolt ekspert. See on see, kes on läbi lugenud, no kui me võtame esoteerika plaanis, mina lugesin läbi ühe vana targa raamatu ja ütlen, nii ongi. Kaasaegne kutt, mina käisin seal ülikoolis kursustel, sain teada, et nii ongi. Aga ei ole ju. Ei saa jätta paljusid asju nii-öelda robotiks õppinud inimese lahendada, kes vastavalt oma loetule kuuldule reageerib. Ja kui ta veel teab, et aga see professor, keda me ei salli, on öelnud niimoodi, siis tema käigurada ju veelgi aheneb, ei ole midagi parata. Aga samal ajal jazz business, mitte midagi isiklikku, on meil juba 100 tuugenit ja 900 eestlase traagikat. On see või ei ole, paljude puhul tõenäoliselt mõjutab ka see, et kui naaber on, siis mina pean ka olema, sest meil on konkurents ja mina olen hoopis hullemini. Ühesõnaga midagi toimub siin inimese peas. Ja lisaks kõik võimalikud fantaasiad, no neid on ka hulgi. Tähendab, me seisame põhimõtteliselt võimaluse ees, et sõda pole vajagi, lolliks lähme nagunii ja tõbi on kallal nagunii ja raha liigub nagunii ja keegi kurat ei saa aru, mis see on, mida me tahame. Me võime teha ju ümarlaua, kus istuvad, A on läbi lugenud, selle autori teosed, B on läbi lugenud, teised, C on läbi lugenud, 3. ja siis nad arutavad, aga nad ju ka selles lauas konkureerivad laua ülema kohale ehk
Nad tahavad olla kõige targemad. Vaat mina olen läbi lugenud ühe raamatu rohkem kui sina ole üldse vait. Ja siis tuleb mängu juba mingi kuradi demokraatia, kus ei otsusta mitte targemad, vaid need, keda on rohkem. No sa tehnilise haridusega ütle nüüd midagi ilusat. Jah, võib-olla selle koha peal, et kui sa ei mainitud neid kinniõpitud teadlasi, kes siis on ühe raamatu läbi lugenud või teise töögi, siis see ongi see võib-olla täna probleem, et teadus on ju selline asi, mis ju pidevalt areneb. Teaduses ei ole mingit usku, seal peab olema, seal on mõõdetavad väärtused, seal on võimalik teha järeldusi. Aga kui on välja kujunenud mingisugune arusaam, et täna, kuna poliitiline otsus on nüüd tehtud selline, siis tuleb nui neljaks seda narratiivi hoida. Jah, et võib-olla tõesti, et kui panna nüüd see teadusnõukoda kokku, eks ole, kes peaks välja selgitama nende inimeste probleemid, siis et kuhu me siis jõuame, et tekib konkurents kohalik konkurents ja siis tahetakse seal hakata särama. Võib-olla tõesti, mina pidasin silmas siinkohal seda eesmärgiks natukene midagi muud, ma pidasin silmaks eesmärgiks välja selgitada juurpõhjus, probleemi olemus, et milles see probleem on, miks inimestel on halb olla seal. Tõepoolest, täna, miks on olukord selline, nagu ta on, põhipõhjus on see, miks ei ole tehnikat, miks ei ole võimalik mõõta, on see seadusandlus. Kuna seadusandlusel tugineb kogu meie ametkondade töö, siis kui seadus ütleb, et vaat näete, sellised on need piirid, selline on nii-öelda piirväärtused, sellised on nii-öelda need sihtväärtused ja kui need normatiivid on täidetud, mis siis, et kuuldava helispektris, siis on justkui korras. Ja üldsegi, et kui see kuuldava heli on selline, siis järelikult ei ole ka põhjust arvata, et meil madalsageduslik heli üldse sellest suurem oleks. Ehk et kohati läheb see asi niivõrd jaburaks, et võtab küll nagu õhku ahmima ja käed kukuvad rüppe. Aga jah, härra Läpa, üks asi veel. Ehk et kui meil on seadusandlus selline, mis annab ette need piirid, kuidas mängida tuleb, mis piirides mängitakse, siis on ka olukord selline, et need ettevõtted ja kelle käes siis tehakse neid, ütleme siis mõõtmistellimusi, ega nemad ei lähe ju siis oma vabatahtlikkusest ostma mingit keerulisemaid aparatuure, mingisuguseid täpsemaid asju, mis lähevad nendest piiridest välja, neil ei ole vajadus selleks. No muidugi nad mõõdavad seda, mis ei ole seaduses sel juhul. Aga kui seadus paneb paika, millised peavad olema meie aknad ehitatavatel hoonetel, kuidas aken peab käima lahti, kuidas peab käima kinni, siis seadus ei reguleeri üldse aknast välja hüppamist. Jah, et mida siis sellisel juhul teha, kui on reguleerimata ala. Reguleerimata ala on see koht, kus on ka meile Terviseametist täitsa selgelt on öeldud, et vaata, te võite siin teha teadustööd. Teadustöö annab oluliselt avarama nii-öelda põllu tegeleda, seal võib kasutada seadmeid, mis on seadusest väljas. Ütleme, sellised seadmed on tegelikult täiesti olemas, mis on nendest seadustes ja määrustes etteantud standarditest oluliselt, mis seisavad nendes etteantud standarditest ja nendest asjadest oluliselt kõrgemal, siis see aparatuur on iseenesest olemas. Aga täna on selline olukord, et kui sa mõõdad asju, mis ei ole seadusega näidatud, siis see on sinu jaoks, ütleme, ametkonna jaoks on see lihtsalt, ütleme siis, andmed, milles ei saa lõpuni kindel olla, milledele peab kindlasti olema ka nii-öelda mingi võrdlev mõõtmine tehtud. Ehk et sa saad mingil moel kinnitada nende andmete õigsust, kuigi küsimus tekib, millega sa võrdled seda, kui see aparatuur on näiteks ainukene maailmas, et millega sa siis seda võrdled. Okei, seal on omad nüansid selle asja võrdluse korraldamiseks, see on tehtav, aga mis siis ikkagi nende andmetega teha, et kui sa saad tõepoolest väga täpse aparaadi, millel on väga suur lahutusvõime, millel on ajaliselt väga täpne kõik see registreerimise osa ja sa saad kätte selle, et tõepoolest meil on impulssmüra, meil on selles keskkonnas on, eks ole, baassagedus, näiteks on seal 0,5 hertsi, tuleb igavene rodu neid kuramuse harmoonilisi, et mis me siis selle infoga teeme? Terviseamet ütleb selle peale, et väga suure tõenäosusega, et te saite need tulemused, aga kas see nüüd on siis mingisugune alus seaduste muutmiseks
või mingisuguste määruste muutmiseks, ilmselt mitte. Sest et mujal maailmas ju ei ole neid tunnistatud, sest et ütleme, see probleem, mis puudutab just seda seadusandlust, see tuleneb ka, see ei ole ainult Eesti probleem, see on globaalne, mis puudutab just seda madalsageduslikku mõõtmise reguleerimist ja nende tulemuste hindamist. Et noh, siin tuleb muidugi teine mõõde veel juurde, et on need teadustööd, mis on tänaseks ka nii-öelda korda saadetud just nimelt selle madalsagedusliku osas. Eelretsenseeritud materjal, kõik akadeemilise maailma reeglid on täidetud ja töö ütleb, et madalsageduslik heli aktiveerib inimese ajus teatud piirkonnad ilma, et kuulmisorgan oleks sellesse kaasatud. Ja siis tuleb meile, ekspert ütleb, et aga sa ei kuule seda ju. Muidugi sa ei saagi kuulda infraheli, eks ole, see käib, selle nii-öelda tundmus on hoopis teistsugune. Ja siis on ekspert, kes ütleb sul seda, et oota, aga see ju sumbub ära sulle selle kauguse ruuduga. See on väide. See on väide, aga jällegi mõõdetakse, kui sa madalsagedusega infrahelispektrisse lähed, siis kuuldava helispektri sumbuvus on, eks ole, mingisuguse X distantsi peale 6 detsibelli. Aga madalsagedusliku sumbuvus on hoopis 3 detsibelli. See ei ole minu välja mõeldud, see on täiesti reglementeeritud, see on kindlaks tehtud ja meile tuleb, ekspert räägib telekas täiesti vastupidist juttu. Ma ütleks, et lausa levitab vale informatsioon. Meil on veel üks niisugune kena nähtus, kus kõrgele positsioonile võib jõuda inimene, kes eitab igasuguse teaduse ja edasimõtlemise võimalust üldse, kes sellest punktist kaugemale mõtleb, see on lamemaalane, see tuleb ära keelata, nad ei tohi omavahel juttugi ajada või umbes nii. No see ongi see koht, et aga ma küsiks siis selle sama, me räägime ühest konkreetsest isikust, ma aiman, keda sa silmas pead, härra Leppa, aga las ta jääda siia see nimi. Et mina küsiks siis selle peale vastu, et kuidas me siis saame teadust teha üldse? Kui me ei tohi küsimusi esitada. Lõplik tõde on käes ja mina tean seda. See on väga kurb, kui on sellised inimesed selliste kohtade peale sattunud, sest meil on progress, see ei ole progress. See on, ma ei tea, see on Orwell, mul tulevad sellised õudsad lood meelde, kui ma kuulen sellised sõnavõtte ja kui neid saab nagu meediast niimoodi lugeda, siis ausalt öelda mul hakkab natuke hirm. No see on see ilus ütlemine, et kui ülikoolis ei tegeleta teadustööga, siis ei ole tegu ka ülikooliga. Ja, siis on tellimustöödega lihtsalt tehakse seal ja tehakse selles mõttes, kui hakata jällegi vaatama, kes meditsiini mõttes, kui vaadata, mis moodi toimub ülikoolide, just nagu meditsiinitudengite ülikoolide rahastused, ka mujal välismaailmast ma olen natukene rohkem kursis kui seda Eesti omaga, siis seal on väga suured ravimifirmad, kes treenivad endale valgekitleid. Ja sealt, et sa saad mingisugust adekvaatset uuringut, mis on nagu, ütleme, siis erapooletu, seda vist on väga raske saada, et erapooletu uuring üldse, et kuidas me saame erapooletut uuringut, et kes siis võiks nagu läbi viia sellise uuringu, kui Terviseamet näiteks on praegu meil seotud ju riigiga, eks ole, riiklikult on ette antud tellimus, nii-öelda, seal on poliitiline otsus väga suure tõenäosusega paika pandud, et 4 need tuleb teha, siis kuidas saab siis riiklik asutus hakata sellele riiklikule poliitikale vastu, ta ei hakka ju vastu. Seda enam, et riik. Kes see riik üldse on, jah, et eesnimi perenimi parun. Mitte nüüd, kes see riik on, aga riik on seotud teiste riikidega. Kui riik midagi teeb, võtame Ungari näite, tegid midagi, Ungari tuleb sanktsioonide alla panna, Poola, midagi nad seal teevad, Poolat tuleb mõjutada, karistada. Kes on see, kes seda kõike ütleb niimoodi? Võib-olla ma ütlesin praegu natuke liiga robustselt, järsult ja utreeritult, aga ikkagi. Eks need jäljed viivad sinna kuskile Euroopasse ilmselt ja võib-olla kui nagu väga vandenõuteoreetiliseks minna või vandenõu analüütiliseks, siis äkki võib-olla isegi Rooma. Ei tea. Aga nüüd oleme jõudnud nii-öelda järgmisesse faasi. Stuudios on inimene, kes on tuugenite mõju, ma ütlen praegu väidetavalt, saanud tunda oma naha, karvade ja ma ei tea, sees on ka kindlasti midagi, mida see mõjutab. Toomas
ja hakkame kaugemalt peale. Toomas, kus sa elad? Noh, siukses mõnusas väikses maakohakeses külas, kuhu sai omal ajal elama mindud selleks, et linnas enam elada ei taha. Põgenesid linna nagu selle käramüra eest. Elan täiesti, siis Murru küla on selle koha nimi Pärnumaal. Täitsa niimoodi, et ikka lähim talu jääb kuskil kilomeetri ja rohkem, et siuke oma oaas, mis sai nagu leitud niimoodi, et sa unistasid sellest, et tahaks kunagi minna maale ja siis käisime ühte kohta vaatamas ja teist vaatamas ja ega raha ei olnud, et oska midagi. Aga seal käisid ära ja siis oli ju see õhtul kodus, et mis me siis nüüd teeme. No läksid ühe korra veel tagasi ja siis müüsime oma linnakodu maha ja kolisime sinna, nii et vett ei olnud, elektrit ühes toas natuke oli, aga no tegelikult teoorias ei olnud elektrit ka. Ajube mõnus oli. Võib arvata ja siis toimus enam-vähem see, mis toimub, ütleme, kui seda ma tean ajaloost, niisugune kena sündmus, et näed, sinu maja tuleb siia, siin on avar vaade, mitte kedagi ei ole, metsad, kitsekesed jooksevad ja nii kui kõik korterid olid maha müüdud, nii hakati ehitama järgmist maja sama legendiga ja sina nägid ainult naabri aknaid. Meil õnneks seda ei ole, sest ta on hajaasustus ja minu selles osas visuaal on olnud see 13-14 aastat nagu muutumatu. Puud on võib-olla natuke kõrgemaks kasvanud. Aga kaudses mõttes ma saan aru, millele sa vihjad, siis jah, mingil hetkel kolis üks uus naaber meile sinna ette teatamata, ütleme niimoodi siis. Ja see oli siis? See on Sopi-Tootsi tuulepark. Sopi-Tootsi tuulepark, kui palju seal on neid, mida nimetatakse tuugeniteks? 38, aga planeeringus on ette nähtud 52, nii et üllatused ootuvad veel ilmselt ees, ei tea. Hetkel 38 ja Baltimaade suurimad, kui ma ei eksi, 240 midagi meetrit. No jah, suured, kõrged, vägevad, uhked, aga sinu vaateväli on endiselt puhas. Ühest kohast ei ole. Tähendab selles mõttes, et oma koduhoovist mina neid ei näe, kuna minu koduse krunt piirneb kohe kõrgaljastusega, sellest üle ei paista. Aga kui ma nüüd sinna teisele poole neid puid lähen ja siis ma näen neid ja kodu sisse sõidu tee pealt ja läbi puude muidugi seda ilusat neid vilkuvaid tulukesi, mille kohta lapsed ütlevad, et koll on õues. Et neid ma jah näen, aga õnneks ma nagu niimoodi aknast välja vaadates neid ei näe. Et see pluss nagu on. Aga kui ma need puud sealt maha võtaksin, siis nad siraksid mulle ilusasti seal päikse käes. See on iseenesest suur asi. Ja nüüd juhtus see, et sa panid tähele, et enesetunne hakkab minema kehvemaks. Seda ma panin tähele kuskil, enam ju tagasi ajas nii täpselt ei mäleta, siuke septembri lõpp, oktoobri algus, no seal kandis. Magamata olid ja sügis, vaata, mõtled, et sügisväsimus või midagi ja siukene, võtad seal mingit D-vitamiini ja niimoodi, kuidagi varem nagu niimoodi ei olnud või väsimust oli, võtsid see D-vitamiini, läks paremaks, vaata, et läheb nagu hullemaks, on ju. Aga selle tuulepargiga ma ei osanud teda selles mõttes seostada, et minu jaoks ta seal, ma tean, et teda ehitati mingil hetkel, naine ütles, et kuule, kas sa tead, et meie tee pealt paistavad, ma mõtlesin, et see on ju nii kaugel, et teises vallas üldse, et kust nad paista siis saavad, aga las nad olla ägedad ka tegelikult ju niimoodi vaatad eemalt, et siuksed. Aga see esialgu oli jah see siukene, ärkad hommikul üles, siuke tunne, et terve öö pole maganud. Aga see hakkas nagu süvenema ja süvenema selles mõttes ja teine päev oli kõik okei jälle. Üks päev oled nagu zombi, teine päev oled nagu noor kits, tead, niidad õues, ma ei tea, muru või lõhub puid või mida iganes. Et mingi nagu anomaalia oli selles, aga ühesõnaga seal kuskil detsembri kandis, detsembri alguses. Tead, see probleem oli läinud juba selliseks, et ma läksin arsti juurde abi otsima. Et kuulge, andke nüüd andeks, tohtri järjed ja prouad, ma tahaks magada. Et ma läksin uurima ka mingit unerohtu või
no tööl on vaja käia ju, ma ei saa, ma ärkan hommikul üles, ma olen täiesti uhuu ja uimane ja ma ei julge rooligi istuda, et kuulge, et noh, abitage arsti härra nüüd. Aga see oli siis ainult sinul või kogu perel? See oli kogu perel. No laste pealt on seda natukene keeruline, mul on ütleme terve pinu neid lapsi ja osad on nagu väiksed ja et noh, laps võib ikka viril olla ju või midagi niimoodi, et aga abikaasal ja minul mõlemal ja noh, kui niimoodi nüüd täna nagu tagantjärgi analüüsida või noh, olemasolevat hetke analüüsida, et jaa, kui oli meil selline hommik, et sa oled noh, selline ma ei tea, 3 ööd järjest joonud tunne on sul peal, et siis kattus see ka sellega, kui lapsed olid siuksed pahurad ja see keeruline päev tuleb, siis noh, teadsid ju ette seda. Et noh, selles mõttes võib öelda tervel perel. Kui kaugel elavad sinust lähimad naabrid? No midagi kilomeetri kanti. Kuidas neil oli? Ma ei tea, kuidas siis oli, aga praegu on täna küsimust kehvasti. Kurdavad sama. No tegelikult oli niimoodi, et kui ma läksin nüüd sinna arsti juurde seda mingit noh, unerohtu saama, noh, mitte sellist, mis on kohe, et sulle mingi retsept kirjutatakse ja nüüd hakkad ravima ennast, et noh, midagi looduslikku äkki või et siis mulle see arst ütles, et kuule, oota nüüd, ära seda rohtu kohe võtma hakka. Et mõtle kõigepealt välja, et mis sul seda unetust põhjustab? No stress või töökoha vahetus või noh, kodus midagi muutunud. Ja istusin ja mõtlesin ja ei mõelnud välja. Mitte midagi pole muutunud. Samas kohas töötan, lapsed lugesin üle, ei olnud ühtegi juurde tulnud vahepeal. Et nagu, kõik oli sama. Ja siis läks mul tükk aega, siis kui nagu mõtlesid, et kuramuseks tuulepark ju tehti siia kõrvale. Aga no see tundus minu jaoks nagu, et noh, see nüüd ei puutu asjasse. Et... Ja siis ma hakkasin nagu lugema korraks selle kohta, et noh, okei, et ainus muutus, mis nagu on, vaata. Ja kuskil detsembri alguses ma viskasin veel meie kogukonna sinna Facebooki lehele küsimuse, et kuulge, et kas kellelegi on veel peale selle tuulepargi avamist mingit nagu probleeme tekkinud. Et ma küsin teie, mis probleeme midagi. Kurja, kus siis hakkas neid kirju mulle tulema. Ja võt see oli see punkt, kus mina hakkasin alles nagu uurima, et tegelikult ka saab tuulepark nüüd olla seda, mis nagu niimoodi teeb või. Et täna ma olen jõudnud selleni, et noh, tuleb välja, et ongi, jah. Sest nagu muud faktorid on välistatud. Kui me nüüd tuleksime arsti juurde tagasi, arst ütles, mine koju ja mõtle, mis võib su vaegusi põhjustada. Sa läksid koju ja mõtlesid varem või hiljem tuli see tuulepargi mõte pähe, siis selgus, et mitmed inimesed süüdistavad samuti tuuleparki. Mida tegi arst edasi? No ega ta ei teinudki ju midagi selles mõttes. Kas mingisuguseid võrdlevaid, no kas või vereanalüüse, vererõhku, mingeid mõõtmisi ta ei teinud? Ma olen täna, sest see ongi see kõige kummalisem selle juures, et ma olen selle asja sees elanud nüüd siis, noh, mis ta teeb siis 5 kuud, eks ole. Noh, 5 kuud selles mõttes, et noh, et kui ma nagu jõudsin selleni, et seda võib põhjustada tuulepark, mis asub üldse naabervallas ja 6 kilomeetrit eemal, eks ole. Et esiteks ma hakkasin kirja panema kuupäevaliselt. Täna läksin sel kellal magama, ärkasin sel kellal, enesetunne oli selline. Nüüd olen jõudnud sinnamaani, mul on ilmajaam õues. Hommikul ärkad üles, paned kirja, kuidas tunned ennast. Joodame hommikukohvi ära, pandsid teise tuppa, vaatad, kust poolt tuul puhub, eks ole. Pead nagu statistikat selle kohta. Ja sellest on see muster nagu nüüd välja joonistanud, mille tõttu ma saangi kinnitada, et need sitikad kattuvad. Aga siis, kui ma hakkasin nende tuuleparkide kohta nagu niimoodi uurima või no nende probleemide neid või kuidas ma seda nimetan, siis oligi see, et üks esimesi asju, milleni ma jõudsin läbi interneti, oli see tuulepargi pohmell. Ma ei olnud seda näinud.
ma vaatasin seda, Saarde vist inimesed ja ma istun ja kuulan ja ma olin nagu väga skeptiline, ma nagu kerisin teda nagu selles mõttes läbi, et pikk saade, ei viitsi vaadata, ei ole väga minu teema ja siis mingil hetkel ma panin algusesse tagasi, et oota nüüd. Aga miks nad minust räägivad? Nad räägivad samade sõnadega, samadest asjadest, mida, kuidas mina olen enda neid probleeme ise loomustanud. See oli kõige esimene see aha-efekt, kui ma oli see, et kuramus ma ei olegi peast lolliks läinud. Mõnel on veel samasugune asi. Ja tänaseks mul on praegu nüüd siit Sopi-Tootsi tuulepargist enamus nendest küll siis nii ütelda teiselt poolt piiri. Ehk siis meie oleme Tori vald, tuulepark on Põhja-Pärnumaa vald. Aga meie ukse taga on ta ikkagi näed. Et mul on täna 19 pere, kes on peale seda küsimuse esitamist ja peale seda, kui ma oma päevikut hakkasin tegema ja vahest mingid paari sükest videoblogi moodi asja ka. Mul on 19 pere, kes on mulle kirjutanud nendest probleemidest. Suures osas on nad sarnased. 19 pere, enamus on maapered, 4-5 liikmelised. See on peaaegu 100 inimest. Seda ikka on, aga kui nüüd tulla selle juurde, sul on võimalik näha oma naist ja oma lapsi. Mida nemad on oma enesetunde kohta öelnud ja kuidas, kui sa nende peale vaatad parematel ja halvematel aegadel, milline on erinevus sinu jaoks? Vaata, me oleme nagu samas kohas elanud mingi 13+ aastat on ju. Ja see erinevus selles mõttes on väga hästi võrreldav. Et see päev, kui tuul ei ole tuulepargi suunast nagu meie maja suunas, siis on kõik hästi. Kui nad tuulepark seisab, siis on veel paremini. Ja siis on kõik nagu vanasti. Aga kui nüüd on tuul sealt tuulepargi poolt otse meie maja poole, diagonaaliga või otse või meie jaoks on see Põhjakaare tuuled, siis sa vaatad inimesele otse ja inimene on näost all. Zombi, nagu vana inimene, ta ei jõua jalg jala ette käia, et kööki minna. Magad terve päeva, uimane. No see magamine ei ole niisugune magamine, et sa magad välja. Ei ole. Ma ostsin omale pulsikella, mis mõõdab mingil moel, ma ei tea kuidas, neid une tsükleid. Ja sel hetkel nüüd, kui on see nii ütelda raske öö olnud ja see rasked hommikud, siis see une tsüklid on võrreldes nagu tavapärasega täiesti sassis. Põhimõtteliselt sa oled niimoodi, et sa terve öö näed mingeid intensiivseid unenägusid. Ei ole mingid halvad unenäod või õudusunenäod, no lihtsalt kohutavalt sellised ehedad, eredad. Üks unenägu saab läbi, ärkad üles, et magama tuleb järgmine unenägu. Ja siis, kui ma vaatan hommikul seda pulsikella, siis ta näitab, et mul sügavat tund. Maganud olen 8 tundi, 9 tundi. Aga sellest 9 tunnist 7 tundi on unenäod. Ja seda magamist, seda sügavat tund on võib-olla 10 minutit. Ei puhkagi välja. Aga siis, kui on normaalne päev, siis kui tuul ei ole sealt poolt, siis on unenäod. See tähendab, et sa näed midagi unes. Mida sa unes näed? Tead, ei mäleta. Sa mäletad seda fakti, et sul oli mingi kohutava. Sel hetkel, kui sa üles ärkad, siis kui ma kohe paneks kirja, ilmselt mäletaks. Aga nad on lihtsalt mingid, nagu filmi vaataks. Nad kohutavalt intensiivsed ja põhimõtteliselt seda terve öö vähkredki mingite unenägude käes. Selle asemel magada. See unenägu on siis nagu häiresignaal mõneti. No selge on see, et unenäo algust ei mäleta vast keegi. Lõpp, see võib meelde jääda. Aga need on siis temaatilised või täiesti suvalised. Täiesti suvalised. Ja nad on selles mõttes nagu nii sellised nagu random või stihilised, et nad ei ole omavahel kuidagi seotud, nad ei ole otseselt nagu minuga või minu eluga seotud või
pange kinni see telekas, no see tunne on, et ma ei taha vaadata seda, on ju. Et unerežiimid on paigast ära ja sellepärast välja ei puhkagi. Aga nüüd tekib küsimus. No kuu aja jooksul ütleme nädal aega ei saa korralikult magada. No elad üle ilmselt. Nii. Mina olen selles elanud nüüd juba 5-6 kuud. Et mida see nüüd tervisega teeb? Et kui meil see Terviseamet ütleb, et oih, tuulepargid ei mõjuta tervist. Las olla. Ma võin kaudselt nõustuda teiega. Aga see magamatus mõjutab küll tervist. Ja palun tegelege nüüd sellega. Miks Toomas ei saa magada? Miks Toomase naine ei saa magada? Miks naabrid ei saa magada? Miks need pea 100 inimest ei saa magada? Kui tuul on tuulepargi poolt? Mul on siin üks niisugune konksuga küsimus veel. Vaata, kui oli see Covidi värk ja kanti maske, siis see on brittide uurimused nüüd. Siis juhtus see, et lapsed võõrdusid näomiimikast, sest nad ei näinud nägu ja nad ei osanud näolihaste tegevust seostada tema vastas oleva inimese emotsiooniga. Need olid niisugused pikemad lood, kus kirjeldati juba vastsündinust alates, kuidas see areng või mitte areng toimus. Nüüd on küsimus see, et kui su lapsed on selle sama mõjutaja all, kuidas see neid on mõjutanud, kas nad koolis käivad, kas on märgata? Veel ei käi. Aga... No 2 suuremat käivad, aga 2 suuremat ei ela nagu alaliselt minu juures, et nad on koolivaheajad ja niimoodi meil, aga väiksemad ja mul ütleme väiksematest kõige vanem käib lasteaias. 2 tükki on päris kodus. Et ma ei oska nüüd öelda, kas et lasteaias oleks ta käitumine kuidagi nüüd teistmoodi või et aga mida ma näen näiteks nüüd sama nende suuremate laste pealt. Nad elavad siin Tallinna kandis, Tabasalus. Laps tuleb meile külla koolivaheajaks, terve nagu purikas ja hommikul ärkab üles ja on haige. Näost hall, terve päev voodis pikali, jälle kattusse selle sama ajaga, kui tuul oli tuulepargi poolt. Järgmine päev oli laps terve ja järgmine päev on kõik korras, see tuul pöördus vahepeal. Need on jubedad seosed tegelikult ja suuremalt osalt peakski vist tähelepanu pöörama sellega, mis on juhtunud, mis juhtub ja mis võib juhtuda lastega, kui nad satuvad niisuguse kummalise mõju alla. Kui me räägime siin lainetest ja sagedusest, siis kes tont seda teab, mis on merelainete sagedus, aga ometigi, kui nad on kuuldavad, eks nad koosnevad seal paljudest väiksematest lainetest, siis see pidavat mõjuma rahustavalt. Iseenesest oma kogemuste pealt ma ütleksin, et ei mõju rahustavalt, aga see on inimeste eripära. Nüüd, kas inimene on võimeline kohanema sellega, millega sina 5 kuud ei ole kohanenud? No kuna ma olen ju endiselt see labori merisiga või hamster või kes iganes, ma ei tea. Aga see ju jätkub, et selles mõttes saame näha. Et aga kui nüüd teiselt poolt võtta, et kui ma elan väga mürarikas keskkonnas, kuuldama müraga näiteks, ma ei tea, lennujaama kõrval või. Ma võin ju selle müraga ära harjuda ilmselt. Ja sa ei märka seda, ma elasin kunagi Lasnamäe sõjaväe lennuvälja kõrval suhteliselt ja reaktiiv läheb, reaktiiv tuleb, ei pane tähelegi. Aga see on see, et vaata, sa lülitad oma ajus mingi selle asja nagu välja, et sa ei pane seda tähele. Aga see ei tähenda, et ta su keha ju ei mõjuta. Umbes sinna ma tahtsingi jõuda. Sa oled 5 kuud
umbes niimoodi sa mainisid vaevelnud. Aga mis oleks, kui sa teeksid ühe võimalikult põhjaliku vereanalüüsi ja vaataksid, millised muutused toimuvad. No ma ei tea, kui palju selleks läheb aega vaja, et mingi verenäitaja muutuks, nii et saaks öelda, et ta on muutunud ja on näha, et tema suund läheb niimoodi või niimoodi. No sellega on nüüd kaks asja. Ma 2 aastat tagasi käisin juhilubade mingi vahetamise või mingi asi oli, ühesõnaga käisin seal tervisekontrollis. Ja siis arstil oli uus pereõde, kena noor tütarlaps ja võtab mind mõned paberid lahti, ütleb, et kuule oota, et mis sa ei ole 10 aastat perearsti juures käinud või ma ütlesin, ma ei tea. Et kui sa ütled, et 10 aastat, jah, võib-olla tõesti, et mul ei ole tervisega probleemi olnud ja mis ma siin niisama ikka tulen. Niigi õivatud arst, eks ole, just teeme sulle need analüüsid kõik ära, et vaata, vanus on ka selline, et tasuks ju kontrollida, ma ütlesin, laske käia. 2 aastat tagasi on mul tehtud täistehnokontroll, nii ütelda. Vereanalüüsid, kolesteroolid, ma ei tea, kõik mis seal, seda oli ikka mitu lehekülge seda infot, kõik oli korras. Näidud istuvad niimoodi keskel. Ühtegi kallet ka ei ole. Arst imestus ütles, et kuule, et millega sa tegeled mees, et ma ei ole sinu vanuses meest Eesti oma veel nii tervet näinudki. Mis mina ei tea, elan maal ja söön normaalselt. Lõuna õues puid, lükkan lund, ma ei tea. Ei tee spetsiaalselt midagi. Ja nüüd, suurusjärgus kuskil 6 aja pärast, ma lähen uuesti seda tegema. Et jah, see asi on plaanis. See on kena ja ma arvan, et ega siin teoretiseerida rohkem midagi ei saa. Muidugi on võimalus, et sulle öeldakse, et jaa, Toomas, vanaks hakkad jääma, see on sitassi, see on sitassi, see on sitassi. Nüüd tuleb võtta seda rohtu ja seda rohtu ja seda rohtu. Keemia, jah, nagu minu nooruses olid loosungid. Ja aga võt, huvitav on see, et see vanus lööb ikka selle kurikaga kuklasse jälle see sama, et iga asja tagant üks aga. Siis kus see neetud tuul sealt poolt on? Aga teisel päeval ei ole vana, et võt seda mulle selitagu. Aga tulles selle juurde korraks tagasi, siis on selline huvitav fakt, et ma olen ju pöördunud mõlemasse valda. Ma olen pöördunud Terviseametisse. Peale esimest pöördumist küsiti Terviseameti käest midagi seoses minuga ja öeldi, et sellise nimelist inimest ei olegi pöördunud. Aga minul oli nendelt vastus olemas. Pöördunud ma ei ole, aga nad millegi pärast nad vastasid mulle. Siis ma pöördusin teist korda uuesti. Aga ka mulle öeldakse ainult seda, kõik on korras, sa elad nii kaugel, sinu juures on veel rohkem korras. Aga et nüüd oleks midagigi, probleemid ju ei ole kadunud. Öeldakse ainult, et kui meeldi, koli ära. Seda ütles mulle Põhja-Pärnumaa üks volikogu Tegelinski. Koli ära, kui ei meeldi. No, kolin Saardesse, sobib. Tema koli kui minu juurde elama siis. Aga mitte midagi ju ei ole tehtud. Et olgu, Sopi-Tootsis olid müra mõõtmised. Ma pöördusin Enefit Greeni poole, ma pöördusin Terviseameti poole, ma pöördusin omavalitsuse poole. Palun tehke minu juures ka mõõtmised. Ei tehtud, kurask. Kaugel oled liiga? Jah, paneme sinuga siia praegu punkti. Nüüd tuleb ära oodata see kuu aega, millal tehakse vereanalüüs ja millal see läbi loetakse. Meedik ma ei ole, midagi ma tohtritele soovitada ei oska. Kuidas seda lugeda, mida sealt vaadata, aga kui nüüd muutused peaksid olema, siis kohtume sinuga veel kord. Ma pöördusin, ma avastasin sellise asja Eestist nagu unemeditsiinikeskus või siuke nimi on neil. Ja ma pöördusin nende poole, et kuna see on nagu väga palju seotud just selle une ja magamisega, et siis üks asi on küll need vereproovid, aga küll tuleb see ka, kus hakatakse mõõtma neid aju unelaineid, need aparaadid on täitsa olemas ja siis vaatame, kust poolt tuul puhub. Ja nüüd on stuudios tagasi Kert, kes ega ta ära ei käinudki kaugel, ta oli siin samas lähedal, kõrvad kikkis, kuulas, mis me räägime ja kas see, no võiks öelda tehniliselt, kas see vastab
tema ootustele. Gert, mida sa kuulsid ja mida sa arvad? Ma usun, sa oled seda varem ka kuulnud midagi taolist, aga tänane, see, mis oli nüüd. Jah, ega siin see, mida Toomas selgitas, see on siis nüüd ühe Eesti pere tegelikkus. Nad peavad sellega elama. See ei ole midagi sellist, et see läheb nüüd homme ära. See olukord on selline, et aga kui homme tuul puhub jälle valest kohast, siis on suure tõenäosusega halb olla. Et kuidas saab olla niimoodi, et riiklik poliitika on nüüd sedasi, et osad inimesed peavad elama nüüd siis vastavalt tuule suunale või elama sellises ootuses, et äkki nüüd täna ma saan magada kodus välja, ehk ma täna ei pea öösel vähkrema või olema, ma ei tea, 120 pulsiga, eks ole, kõrgenenud vererõhu, kõrgenenud pulsiga, nii-öelda lamavas asendis, puhkasendis hommikul üliramp väsinuna tööle minema, et Kas Toomas on rääkinud sulle kõrgenenud vererõhus, kas ta on mõõtnud? Toomasega otseselt ma nüüd hetkel ei mäleta, vererõhuga on olnud vestlused meil teiste inimestega, aga ma peangi siin silmas, natukene üldistan seda, sest et Toomas on praegu üks julge inimene, kes on julgenud tulla ja oma näo ja nimega esineda ja seda asja välja öelda. Ta on saanud aru, miks on see oluline ja ta teeb seda täiesti puhtast südamest ja püüab läbi sellega teisi inimesi julgustada sama tegema, sest et selle tööga, mida siis minusugused on püüdnud teha, väga suureks komistuseks on see, kui inimesed, kes reaalselt saavad pihta sellega, aga nad ei julge tulla välja ütlema, et nemad on ka pihta saanud. Nad kardavad mingisuguseid, ma ei tea, tööst ilmajäämisi, võib-olla ei saa liisingumakseid võib-olla maksta, aga siin on nagu see olukord või see situatsioon, see ei lähe üle. See teeb selle olukorra, see venitab selle olukorra veel pikemaks, selle lõpu veel kaugemasse tulevikku lükkab, kui täna inimesed ei tule välja oma nende muredega. Nii nagu Toomas rääkis, ligemale 100 inimest on sealt kandist, kes tema juures, arvestades perede suurust, arvestades seda arvu, neid leibkondi, eks ole, et kes on pöördunud tema poole, siis see on suur arv inimesi, kes on tänased, kes on nagu ütleme, läbi Toomas on teada, kindlasti on neid inimesi veel, kes ei ole julenud isegi seda sammu ette võtta, et teavitada siis niisuguseid natukene julgemaid inimesi oma probleemidest. Julgem inimene räägib välja ja nad saavad teada ja siis nad hakkavad mind jälgima ja siis nad teevad mulle seda. Aga mis on valik? Valik on see, et siis on see tugined, üks hetk ära lõpun, ma lõpetan selle mõtte ära, sest et suheldes välismaalt ekspertidega, nii Portugalist, nii kui Uus-Meremaalt, siis see olukord, see kumuleerub. See, mis iganes see siis täpselt on, mis mõjutab seda organismi, see ei lähe üle. See läheb järjest halvemaks. Milles on, kui ma nüüd natukene hirmutan teid, üks sümptomitest, mis tuleb inimestel, mis ilmneb näiteks meesterahvastel, ma tean, tuginedes siis meie eksperdi kogemusele on see, et inimestel tekib põiepidamatus. Nad ei kontrolli enam oma selle süsteemi tööd. Ja meestel võib-olla siis eesnäärme probleemid. Jah, ehk et see probleem ei ole, kui me räägime, eks ole, mürast, et me hakkame automaatselt seostama seda kõrvadega, et kui müra, et siis me, eks ole, see rikub meil kõrva kuulmise ära. Ei, seda tüüpi müra ei riku mitte ainult teie, ütleme, kõrva kuulmise, ta otseselt ei mõjuta, eks ole, meile kuulmekilet seal ja seda osa, aga ta mõjutab teie keha igat organit ja seda raku tasandil. Selle koha pealt on tehtud, veel kord on tehtud ka töid, mismoodi see kõik täpselt hakkab välja nägema. Aga ütleme nii, et see olukord läheb järjest hullemaks. Küsida nüüd selle koha pealt, et kas ma kardan äkki juba tööst ilma jääda või ma olen selle keskkonnas nii palju kannatada saanud, et ma ei suuda enam isegi oma nii-öelda kontrollida oma nii-öelda neid füüsilisi vajadusi, mida me käime teatud ruumis tegemas. Ehk et
et noh, need on need valikud, aga ma kardan, et inimesed tegelikult ei tea täna neid selle probleemi tõsidust. Ehk et ütleme, et seal on võib-olla see lootus, et äkki homme on parem, et äkki see läheb üle, et äkki ma harjun ära sellega. Ei harju ära, see ei lähe paremaks, see ei lähe üle. Seda ei kinnita mitte mina, vaid seda kinnitavad inimesed, kes on tegelenud teemaga 30+ aastat. Sa puudutasid praegu väga olulist asja. Ja see oluline asi on, et üks osa ühiskonnast kardab teist osa, kardab tunnistada, aga see teine osa elab teistes tingimustes. Ja see ongi seesama, et kui meedia pidavat valetama, siis ühel hetkel paisatakse sulle meediast ette nii röögatu suur vale, et inimesed ei julge öelda, et see on vale ja hakkavad sellele takka kiitma. Kuninga uued rõivad, eks ole, kes julgeb tunnistada. Või teine asi, me oleme näinud filme, kus mingisugused kummituse otsijad otsivad kummitust. No ja lõpuks saavad kätte ka, aga tegemist on erafirma, mitte riikliku suhtumisega, eks ole. Ja siin ongi, kui näiteks peaksid tulema Eestisse tulnukad, nähtamatud, aga tegutsevad, teevad seda teist kolmandat, siis meie seadus ei võimalda neid uurida. Järelikult me peame ütlema, et ei, selle mehe paneme kinni, sest ta ajab meile jama ja ei ole mingisugust paremat võimalust, kuidas distsiplineerida ühiskonda, kui kõigi teada süütu inimese hukkamine või tühistamine. Jah, eks seda tühistamise osa me oleme ju näinud siin ka koroona ajal, eks see hirmufoon sellega on ka loodud. Miks on võib-olla Eestis hakanud, miks on Eestis hakanud see vastupanu nüüd sellele tuugeni osadele, niimoodi on see, et siin on tehtud mõned võib-olla need planeerimise vead, ehk et on mindud väga suure mahuga peale korraga, mis tähendab, et mis mõjutab väga, väga paljusid valdasid korraga. Ehk et tuugenid on tegelikult ju varem ka ju meil Eestisse siin rajatud ja siis ei ole nagu justkui probleemi olnud. Aga kui kuuled ikkagi inimesi, kes on käinud siin, hea sõber käis siin Saaremaal, seal on ka üks koht, kus on, ma paraku ei mäleta selle koha nime, aga seal on ka inimene, kes elab lähedal ja on täpselt samamoodi sümptomid. Tasakaaluhäired on tekkinud, mida varem ei ole olnud ja niimoodi siis kuidagi moodi elatakse, aga kas see on elu või on see äraelamine. Aga jah, mis puudutab seda hirmu, mis puudutab kõike seda justkui kaasa rääkimist, et sellele tekib nagu mingisugune konsensustrants, eks ole, et kõik nagu pommitavad ühte sellist, et aga mis nad minust muidu arvavad, kui ma teistpidi ütlen, eks ole, et see on see võib-olla, mis osad kaasa viib, aga sellise koha pealt ma ütleks, et mis inimene sa oled, kui sa nagu enda arvamust ei julge öelda, kui sa näed, eriti veel, kui sa näed, et tegemist on jamaga ja sa hakkad seda jama ise veel võimendama. Minu silmis ei ole sellisel inimesel mitte mingit, minul ei ole austus selliste inimeste vastu, aga see olen mina, eks ole, ma olen ka natuke teistmoodi imelik. Aga mis siis edasi teha? Et see on nagu siis nagu see küsimus, et mida siis edasi teha ikkagi, et kui on sellised probleemid tekkinud. Ärge kartke. Siin on jälle üks konks. Vaata, kui ma võtan kõik oma kogemused kokku, siis praegu oli esimene kord, kus sellisest kahtlasest nähtusest tuli rääkima mees. Mitmed korrad on naised võtnud sellistel teemadel, siin on igasuguseid muid olnud ja muid teemasid ja siin on ka kaunikesti skisofreenilisi nähtusi välja toodud. Aga naised on olnud aktiivsemad, sellepärast oleks praegu ilus ka mõnes saates kuulda mõne naise arvamus, kes kaitseb oma lapsi selle olukorra eest, aga kuni seda väidet ei ole, kuni ei ole nii-öelda karjuvat ema instinkti,
seni tuleb seda vaid oodata, sest lõppude lõpuks, mida me tahame? Me ei taha kedagi hukka mõista, me ei taha kedagi taevani kiita, aga tahaks teada tõde. Kas mõjub või ei mõju? Kui mõjub, kuidas see mõjub järgmisele põlvele? Jah, tänaseks on selge, et seosed on olemas, nii nagu ka Toomas rääkis, et kui tuugenijaamast on kodu alla tuult, siis on probleemid. Kui tuult sealt poolt ei ole, tuugenijaama poolt, siis on nagu elu enne muiste. Või noh, niimoodi vähemalt Toomas on maininud, et noh, siin on olemas ju mingisugune seos ikkagi on ju tekkinud, et seda enam, et kui Toomasel need probleemid algasid, ta ei osanud ju seostada seda absoluutselt tuugenitega. Kui me oleme Toomasega rääkinud sel teemal, tal ei olnud, ütleme, selles mõttes väga, väga suurt nagu huvigi selle vastu, et okei, et tehakse, mis siis, aga tervis läks justkui hakkas nagu halvemaks minema ja ta ei osanud ju seda isegi sellega seostada, nii nagu meil täna siin eksperdid, siin jutumärkides eksperdid siin räägivad meile siin saadetes, kuidas inimesed lihtsalt, neile ei meeldi need tuugenid. Aga et Toomase puhul midagi sellist ei olnud, et tal ei meeldinud, tal oli selles osas üsna ükskõik, aga probleem tuli ja inimene hakkas otsima sellele probleemil põhjused ja see järeldused on sellised, nagu nad on. Kunagi ammu, no mitte väga ammu, ütleme 20, 30, 40 aastat tagasi, oli meil üks kena vestlusring bändide teemal ja seal sai välja toodud, et mingi bänd, muidugi läänes, ma isegi ei mäleta, kas see oli nõukogude ajal või oli see hiljem, oli kasutanud oma kontserdile sügavama, suurema mõju andmiseks madalsagedusgeneraatoreid, mida kuulda ei olnud, aga mis andis inimesele, jah. Ja sellised asjad, see on ju kõik ju teada, ka sõjanduses on kasutatud nii-öelda seda helirelva. Ainukene häda on see, väidetavalt oli häda selles, et need relvad ei ole nii üheselt mõjuvad, kui on kuul. Kuul on konkreetne kindel, mürsk on konkreetne kindel, et inimeste tunnet, ütleme see mõju sellele mürale või sellele asjale on erinev ja seda ei saanud nagu väidetavalt ametlikult on niimoodi öelda, mis tegelikult on, ei oska seda lõpuni muidugi kommenteerida, aga see on nagu ametlik selgitus on, et see ei ole piisavalt nii-öelda ühene, et ta ei mõju kõigil ühtemoodi, sellepärast seda väidetavalt ei saa kasutada. Aga need probleemid selle madalsagedusega, selle tekitatavate tervishädadega, need on kõik on ju tegelikult ka ajalooliselt olemas juba nii nagu on ka siin varasemates saadetes saanud mainida 87. aastal, kui NASA nii-öelda teadlased, kes siis võtsid kokku ja uurisid seda esimest Model 1, siis nagu seda esimest tuugenit siis, et miks siis inimestel tekkisid seal häired, seal ju tehti ju selgeks kogu see sagedusalas ja isegi see nii-öelda heli tugevus, siis see helirõhu tugevus detsibellides mõõdetuna, mis hetkel, nad mõõtsid küll seal 5 hertsist alates, nad allapoole ei läinud selle sageduse mõõtmisega seal, aga 5 hertsist 60 detsibelli juures muutus inimestele see müra välja kannatamatuks. 60 detsi ei ole kuigi, tähendab ta on, aga ta ei ole palju. Ütleks niimoodi, et 50 on näiteks Nõmmel öösel. Et siin tuleb jälle mängu selle müra siis või siis selle heliks, heli on see midagi, ütleme sellise müra nagu siis iseloom ikkagi, kui see on niisugune madalsageduslik on, ta ikkagi mõjutab järelikult midagi muud ka selles kehas, kui lihtsalt seda kuulmise osa. Kui ta võtab põie vallale, siis ta peab midagi mõjutama. Et see asi on jah naljast kaugel, mis puudutab veel võib-olla siin tuua äkki veel Toomase teemaga, Toomase lahkel loal ma olen ka jaganud tema selgitusi ja neid kirjeldusi, mis me oleme omavahel selgitanud siis ka eksperdiga, kellel on ka siis vastav kraad, eks ole. Ja milles on nagu mure on see, et need sümptomid, mis on välja kujunenud juba siin, et need on tulnud niivõrd kiiresti. Kui nüüd võtta mis tähendab kiiresti, võtta nüüd mingisugune konkreetsem näide, eks ole, ma ise natukene võib-olla inseneri taustaga, või sellise haridusega, et ei saa olla natukene kiirem või natukene palju või midagi sellist, et kui on 10-aastane
ütleme, ekspositsiooni aeg olnud näiteks lennunduses, kes on siis tööalaselt on sellega sellises mürakeskkonnas olnud, siis need sümptomid on Toomase puhul välja tulnud poole aastaga. Ma arvan, et täna paneme siia kenasti punkti. Gert, kas sa tahad öelda midagi vinget veel lõppu? Inimesed, palun ärge kartke, tulge välja, meil on teie abi vaja. See asi ei lõppe, me üksinda ei jõua seda tõmmata, meil on vaja teie abi. Tootsi poolt, kui teil on need probleemid, siis palun teid, et tuleksite välja nende ja räägiksite nendest, sest et vastasel juhul on väga raske selle teemaga nii-öelda edasi minna, jääb mulje justkui see ei puuduta, et see justkui ei puuduta kedagi. Jah, ärge kartke, rääkige asjast nii nagu see on. Veel kord olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust ja meie püha sõda. Läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.